Et õiguskantsler ei võta muidugi sellises asjas seisukohta, et kuidas Riigikogu peaks oma kantseleid korraldama. Olles ju ise... Aga te paneksite oma riigiõiguse professori mütsi pähe ja sellest vaatepunktist hindaksite? Praegu on väga keeruline sel moel rolle eristada, aga mida ma lihtsalt oskan öelda on see, et Eestis inimesi on väga vähe. Ja seetõttu on oluline, et ka head juristid töötaksid seal, kus neist on maksimaalselt kasu ja kus nad tunnevad ka ise ennast kõige paremini selles mõttes, et seal on väljakutset pakkuv töö, on endal arenguvõimalused, on see, mille pärast iga päev rõõmuga tööle minna ja sealt sama rõõmsalt tagasi tulla. Ja et kas on nüüd mõtet luua institutsioone ja kohti, kuhu loodetakse siis neid inimesi tuua tööle, nõustama ühte saadikut näiteks, ma ei oska öelda, võib-olla on. Aga minu kogemus, olles siis ise 96. aasta lõpust ju enamasti juhi ametis ja otsides neid, kes kas või avaliku õiguse valdkonnas oleksid väga head nõunikud, kes saaksid probleemide sisule kohe pihta, kes lahendaks, mitte ei menetleks, kes saaksid nii majanduse küsimustele, keskkonnaküsimustele, planeerimisküsimustele kohe tuumale pihta ja siis normi põhiseadusele vastavust vaatama. Nende inimeste leidmine on väga raske ja tavaliselt nende inimeste palgasoov on õigustatud kõrge. Ja sellepärast jättes kõrvale küsimuse, et kas see on Riigikogul hea või halb mõte selliseid abisid igale saadikule palgata, ma lihtsalt julgen öelda, et ma arvan, et sellistele kvalifikatsiooninõuetele vastavaid inimesi palga eest, mida seal on neile mõeldud, on väga raske leida. Ja et kui tegemist saab olema erakondade varjatud rahastamise ühe viisiga, kus tegelikult neid inimesi nähakse pehmelt väljendades töökohal harva, vähemasti eelnõusid läbi töötamas ja ette valmistamas, siis on see ise küsimus, et sel juhul ei saa seda looritada selle mõttega, et niiviisi iga saadiku panus õigusloomesse paraneks. Nii et eks Riigikogu peab ise otsustama, mis teed minna ja kuidas ressursse kasutada. Kindlasti on õige, et seaduseelnõud tihti sõnastatakse liialt keeruliselt ja mulle on küll jäänud kohati mulje ja see on vahel ka praktikas kinnitust leidnud, et vahel normi sõnastajad ise täpselt ei tea, mis nad tahavad öelda. Ja loodavad, et nad on mingid sõnad seadnud ritta ja küll siis kunagi elus keegi, näiteks kohtunikud, jõuavad selleni, et mida need sõnad võiksid tähendada. Aga tegelikult nii ei tohi. See kahjustab väga kõvasti riigi autoriteeti ja siis varem, kui olin noorem ja uljam, mängisin koguni selle mõttega, et veel riigiõiguse professorina anda Riigikogu juhatusele nõu, et kui eelnõu on sõnastatud nii, et üks arukas lugeja, näiteks Riigikogu juhatuse 3 liiget ja nende nõunikud ei saa aru, et siis anda see algatajale tagasi õigusselguse põhimõtte ilmselge rikkumise tõttu.